nagu mul see plakat siin näitab ühesõnaga, et mets kuulub meile, riigi mets kuulub meile. Viimane kord, nagu ma siin paar nädalat tagasi vist Kuku raadios kuulasin seda saadet RMK esindajaga ja siis RMK esindaja jutustas nagu umbes nemad annetaks meile seda raha, millest nad meie metsast lõikavad. Ja nüüd muidugi tänu sellele ma kutsuks ka seda RMK esindajat, Kuku raadio esindaja, kui siin on, seda võiks korraldada väikse debati, sellepärast ma tahaks nagu kuulata, et mismoodi siis see RMK tähendab seda metsa siis toodab ja meile siis kingib nagu ühesõnaga. Ja muidugi lähme siis nüüd natuke nende andmete juurde. RMK juht, ma ei tea, minu aeg oli ikka nagu tihumeetrites ja ruumimeetrites metsa arvestada, tema rääkis kuupmeetritest mingisugust juttu ühesõnaga. Ja nüüd, mis ta seal tõi veel väga välja, et umbes nagu RMK oleks eelmine aasta meile siis kinkinud põhimõtteliselt 80 miljonit, et iga 700 töötajat vist neil on, et siis iga töötaja on nagu meile kinkinud 120 000 eurot, ütleme siis niimoodi. Mina vastapidi, kui ma vaatan neid hindeid ühesõnaga, seal oli välja toodud, palju siis eelmine aasta nagu lõigati ja siis ma kuulasin ka RMK esindajaga muidugi siis rääkis neist hinnetest, siis mina nagu liitsin rahulikult kokku, seal oli natuke üle 3,5 miljoni tihumeetri, 1,5 miljonit oli seal siis nagu ütleme siis palki või eks seal enamus on peenpalk ja pakk. Aga kui RMK esindaja ütles, et 280 eurot oli tihuhind, kui me lööme selle lihtsalt kokku, see on 420 miljonit, pluss seal 2 miljoni juures oli mingisugust paberit ja aket muidugi viimasel ajal, mida metsast väga palju välja tuleb, paneme sinna veel 100 miljonit juurde, see teeb kokku juba 420 miljonit, aga ma vaatasin RMK käivet, see oli 300 ja viimased 5 aastat, kui me vaatame, siis ütleme, kui me võtame turu keskmise hinna ja RMK väljatuleku hinna, siis see vahe on kuskil 7-80 miljonit. Et kuna mets kuulub nagu meile, siis enda avalikult peaksid need andmed olema, mis alusel tehakse siis allahindlust teatud firmadele. Ja teine jutt muidugi, mis seal RMK esindaja ütles, et põhimõtteliselt nagu 100 erinevale firmale on antud võimalus metsa osta. Ma arvan ise, et kui nüüd kõik see kokku võtta, siis võib-olla seal 5-6 ühikud seal taga on, ülejääk need kõik kuuluvad põhimõtteliselt ükskõik, siis need on nagu maksude optimeerimise teel on ühesõnaga need firmad tehtud. Aga nüüd põhiasi, mis on, siis ta väitis nagu, et alustame tegelikult sellest, et 30 aastat tagasi, siis kui RMK ütleme koondas põhimõtteliselt rikkus ära ütleme eelneva süsteemi, siis sel ajal oli RMK metsatagavara, ütleme 88. aasta andmetel oli metsatagavara 300 miljonit. Aga nüüd me peame arvestama seda, pool läks erasektorisse, RMK-le jäi 150 miljonit siis nagu. Ja nüüd RMK on lõiganud ühesõnaga vanasti nagu arvestati, see on keskmine, ütleme, et pikaajaliselt on kuskil 2 tihumeetrit võid sa hektari pealt nagu välja võtta, lühiajaliselt 3 tihumeetrit. RMK, ütleme, viimased 30 aastat on lõiganud kuskil 4 miljoni ümber seal vahepeal, mingi 3-4 aastat siis, kui keskkonnaministriks oli härra Reiljan, ta vana metsameeseks, ta ilmselt nägi, et ega sealt jätkusuutlik see ei ole, aga millegipärast ta siis muutis seda otsust. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, RMK on lõiganud kuskil 40 miljonit rohkem, kui on juurde kasvanud. See tähendab seda, et RMK olgugi, et nad väidavad, et neil on viimased 5 aastat metsa juurde kasv olnud, tegelikult see on vale. Ja kui seal võtta, ütleme, et see on mingi 220 miljonit tihumeetrit, see teeb hektari tagavaraks 220 tihumeetrit, siis selle metsa vanus peaks olema 100+ aastat. Praeguste andmete kohaselt RMK keskmine metsa vanus jääb sinna 50 aasta piiri ja põhimõtteliselt nüüd, kui me võtame need vanad andmed 150, lahutame 40, siis on 110 miljonit tihumeetrit tegelikult see metsa tagavara. Ja mis siin kõige hullem on see ühesõnaga, et nüüd juba raiutakse, põhimõtteliselt kui me vaatame seda raieseadust, siis kuusk, ütleme 30 aastat tagasi läks 100-aastaselt raiesse ja mänd 120. Siis nüüd on jõutud sinnamaani, et kuusk läheb 60-selt, mänd on küll 90, aga tegelikkuses lõigatakse juba alla 60-aastast männikuid, seda ma võin öelda selles suhtes, et siin 55 aastat tagasi koolipõlves sai ka istutamas käidud ühesõnaga ja nüüd on need männikud juba maha lõigatud. Ja mis on selle juures veel kõige hullem ühesõnaga, nüüd ma kuulasin ka seda juttu seal ja siis väidetakse, et nüüd ühesõnaga on
nagu istuta, meie aeg istutati lihtsalt, pandi labidaga auk ja pandi taim ja sel ajal istutati kuni 10 000 taime hektari peale. Nüüd on see jäänud 1500-ni. Ja nüüd on siis nagu öeldakse, see mineraliseeritakse see pinnas ära, see tähendab seda, et tõmmatakse vaot sisse ja nüüd eriti viimastel aastatel, tänavu aasta tuleb see täpselt see sama jama, kuna on kuivad kevaded, see taim lihtsalt kuivab ära sinna ühesõnaga, nii et sealt mingit järelkasvu praktiliselt ei tule. Ja ütleme siis niimoodi, et kuna mul see mure hakkas juba siin 4-5 aastat tagasi, viimased 3 aastat, olen ma teinud nagu videosid ka ühesõnaga, neid üles pannud, neid võib YouTube'ist vaadata, Facebookist vaadata, mis siis tegelikult ühesõnaga on järgi jäänud ja ütleme siis niimoodi, et minu hinnangul kuskil 200 000 hektarit on maad, mida ühesõnaga, mis peaks täis istutama. Selle asemel siis nüüd RMK väidab, et nad tulevad nagu vastu ja istutavad 500 hektarit liini alustele. No minu jaoks on see täitsa arusaamatu, siin 2 aastat tagasi võeti vastu just otsus, et liini aluseid laiendada, et kuna siis nagu talvel ja ühesõnaga seal tekivad probleemid, nüüd siis RMK tahab hakata sinna istutama ja teine asi on see, et noh, iga metsamees teab ja ütleme, et kui kõrval on vana mets ja kui see lageraielank ei ole suurem kui 100 meetrit, siis praktiliselt loodus ise paneb selle täis. Aga meil nüüd väidetakse, et siis nüüd on mingisuguse moodne tehnika, on tuuakse taimi kuskilt ühesõnaga ja et see taim kasvab nagu 5 korda kiiremini. Tegelikkuses see nii ei ole. Ja nüüd noh, muidugi teine asi on ka see, et põhimõtteliselt ega siis keskkonnakaitse või keskkonna, ma ei tea, kuidas nad seda nimetavad, agentuur või põhimõtteliselt seal see mingisugune kaval peast vakra istub seal eesotsas. Et tegelikult need alluvad kõik Keskkonnaministeeriumile ja siin veel paar aastat tagasi oli Eesti Metsa Abiks kaebas RMK kohtusse, kuna nad tegid looduskaitsealal ühesõnaga tahtsid lageraiet teha ja lõpuks kohus mõistis neile selle ja kohus oli väga arusaamatu, et kaitsma tuli siis RMK-d, või tähendab Keskkonnakaitseametnik tuli siis RMK-d kaitsma ühesõnaga, et no kits kärneriks, et noh, ma ei tea, kuidas see juriidiliselt üldse võimalik on, kui see 5 aastat tagasi need kokku lükati. Ja ütleme siis niimoodi, et põhimõtteliselt on nii, et nüüd on jõutud nii kaugele, et nüüd siis selle uue looduskaitseseadusega või no, metsaseadusega õigemini tahetakse nüüd siis lükata niimoodi kokku, et noh, kuna siis veel ütleme, RMK-l on jäänud seal võib-olla 150 000 hektarit looduskaitse all olevaid maid, mida noh, ei ole suudetud veel mingite trikkidega ühesõnaga raiesse panna, siis nüüd tahetakse selle uue metsaseadusega viia siis ütleme, et praegu vist on siis noh, kui täpsed need andmed on, aga et 45% on looduskaitse all RMK maid, siis tahetakse see viia 30% peale, ühesõnaga tahetakse raha maha raiuda ka see viimane mets ühesõnaga. Ja noh, mina leian seda, et 30 aastat tagasi, kui see otsus vastu võeti, see on läbi kukkunud, kaotati ära metsavahid, sest praktiliselt praegu ei ole võimalik kontrollida, mis seal toimub ühesõnaga. Ja mida aasta edasi, seda suuremaks lähevad need hakkehunnikud ja põhimõtteliselt ma arvan, et selle 30 aastaga on RMK riigile kuskil seal noh, kõige tagasihoidlikumalt, kui me ütleme, et nad on 40 miljonit rohkem raiunud, kui oleks vaja olnud raiuda. Kui me paneme, korrutame selle 100, siis 4 miljardit on saanud riik peksa ühesõnaga, selle eest ühesõnaga. Ja nüüd ütleme, et seal ainukene lahendus on see, et tuleb tagasi minna vana süsteemi juurde, metsavahikohad tuleb tagasi luua, siis tekib mingisugune kontroll praegusel kujul üldse. Ma ei saa üldse aru, et see ei ole võimalik, sest mina ütlen niimoodi, et järgmised 20 aastat ei ole meil mitte midagi lõigata. Tuleb ainult istutada. Ja nüüd siis võtame veel, siis nüüd ämatakse, et mingi 460 miljonit on meil metsa tagavara. No, see on ju, ma ei tea üldse, kus see number võetakse, sellepärast kui me võtame nüüd väga lihtsalt, et RMK-l on, ütleme seal kuskil 110 miljonit, ütleme, ta on lõiganud siis sellest 150-40 miljonit rohkem, kui on, ütleme siis nagu juurde kasvanud. Aga kui me lähme nüüd erasektorisse, siis erasektor on lõiganud ju praktiliselt RMK-st, ütleme, kui RMK on lõiganud 4 miljonit, siis erasektor on lõiganud 8 miljonit. See tähendab seda, et seal on üle 100 miljoni tihumeetri on lõigatud rohkem, kui on juurde kasvanud. Ja ega siis nagu siin nähagi, metsas käimegi ühesõnaga, ega seal ei olegi enam. Ütleme siis alles on jäänud, no ütleme minusugused siin 2 hektari ja siin on veel niukseid väikemetsa omanikke, kes seda 2 või 3 hektarit maha ei lase endal lõigata. Ja siis rääkimata sellest siin, et nagu siis helistatakse, kus need numbrid saadakse, ma ütleks selles suhtes, et see on võib-olla keskkonnaministri teema,
et kui härra keskkonnaminister ütleb, et järgmised 10 aastat on 10 miljonit võimalik jätkusuutlik raietegevus, siis ma hea meelega, ma ei tea, kus ta on, ma hea meelega küsiks, et kust ta need numbrid võtab, et kui RMK on siiamaani raiunud ligi 4 miljonit, nüüd ta tahab siis järgmised 10 aastat raiuda siis 10 miljonit, sellepärast et minu teada meie seadusandlusega, ütleme siis Keskkonnaameti juht ei saa mind sundida oma metsa lõikama, nii et kus need numbrid võetakse, ma ei tea ühesõnaga, et hea meelega oleks nagu debateerinud selles suhtes ja ma mõtlengi, et võib-olla et siis ajakirjandus, et äkki tõstab selle küsimuse üles ja ma oleks hea meelega nõus sihukest diskussiooni pidama. Ja mina arvan niimoodi, et ega meil muud moodi see asi ei parane ühesõnaga, kui tõesti, et see Metsavahiamet tuleb tagasi teha, siis hakkab seal midagi looma ja praegusel momendil, mis on muide keskkonnaministri käsutusest, põhimõtteliselt ta võib tõsta tagasi, nagu ütleme siis 30 aastat oli kuuse raievanuse 100 aastale, männi raievanuse 120 aastale ja peale seda, ütleme niimoodi, et igasugune raietegevus lõpeb ka ära, sellepärast, et ei ole lihtsalt nii vana metsa, mida raiuda ühesõnaga. Aga see on keskkonnaministri teha ühesõnaga ja nagu meil on need viimased 3 keskkonnaministrit, vist praegune peaministergi on omal ajal keskkonnaminister on, nad nagu minu meelest metsa takseerimist nad ei tea mitte midagi ja ma ei tea, mis numbreid nad kuskilt võtavad. Ja loomulikult see on see, mis ütleme selle rahagagi ja lõppkokkuvõttes on ju niimoodi, et seal mingi väike käputäis inimesi teenib seda, sest tegelikult oleme nüüd ausad. Ütleme siis õige puidutööstur ei saa ju Eestis, see on kuskil 10%, kui me võtame eelmise aasta näitega, eks ole, üle 10 miljoni tihumeetri oli materjali, sellest RMK-l oli 1,5 miljonit palki, peenpalki ja erasektorist vist ei tulnud miljonitki välja, siis ja kui me arvestame, et meie tööstuse vajadus on mingi 15 miljonit, see on selge ju, et ühesõnaga need ettevõtjad, kes ikka tõsiselt tegelevad, need toovad selle puidu mujalt sisse, sest ega ei saa businessi ju rajada nihukesele asjale, mis homme lõpeb ja muidugi väga hea siis see, ütleme siis RMK juht rääkis seal mingisugusest müstilisest selluloositehasest, et nüüd siis oli VKG-ga tehtud 10-aastane leping, aga VKG ütles selle lahti, kuna see 700 000 tihumeetrit, mis siis RMK pidi talle nagu iga aasta kindlustama, RMK seda ei suuda kindlustada, see on selge, et me võime ju seda metsavanust, ütleme, langetada veel 40 aasta peale, aga enam sinna ei ole kuskil midagi langetada. Ja peale selle, loomulikult ütleme nende kõigi mis need akkehunnikud seal seisavad, see on teistpidi igasugune, ütleme ka, ta on tuleohtlik ja rääkimata lindudest ja muudest asjadest. Aga mis ma teid ikka pikalt siin tüütan ühesõnaga lihtsalt, et väike ülevaade, et ma arvan niimoodi, et kui me tahame, et meil metsa veel säiliks, siis me peame taastama Metsavahiameti koha ja siis on nagu lootust, et mingi kontroll peab olema sellele asjale. Aga aitäh teile!